paremal käel siin seina ääres te näete 6 organisatsiooni, kes on täna siin väljas oma teenuse või oma tootega. Ja et meil kõigil oleks sealt julgem läbi astuda ja vaadata, mis meil siin Eestis toimetatakse, mis meil siin tehakse, siis nad ükshaaval astuvad siia lavale ja tutvustavad lühidalt, millega on tegu. Ja esimesena astub teie ette inimene Lindströmist ja te võisite kohtuda selle tootega tualetis, kui te enne käisite. Millest täpsemalt jutt, siis kohe kuulete. Aha. Kas te saadaksite siia poole ühe mikrofoni ka, millega saaks rääkida? Aitäh. Ole hea, mine lavale. Okay. Tere, minu nimi on Mari-Liis. Esindan siinkohal Lindströmit ja Lindström tekstiiliettevõttena pakub erinevaid tekstiilide renditeenuseid. Et oleme siia kaasa võtnud mõningad näidised meie pakutavatest tööriietest, mis on kuidagi väike valik täna siia kaasa võetuna. Aga meie juures tulge astuge läbi ja me näitame, selgitame teile, kuidas on võimalik näiteks ka sellise igapäevase tegevuse nagu kätekuivatus vähendada ühekordse tarbimise kultuuri ja seeläbi vältida ka paberjäätmete tekkimist. Või kuidas näeb välja näiteks üks vahetusvaip, mille tootmises on kasutatud plastpudeleid, et see vaip, mis seal meie juures maas on, et sinna on näiteks pandud ligi 300 pooleliitrist plastpudelit. Ja võib-olla ka teisi küsimusi, mismoodi Lindström igapäevaselt tegutseb ringmajanduse põhimõtetel. Aitäh! Ja järgmisena peaks astuma teie ette Pepco esindaja. Väga hea olemas. Võta mikrofon ka. Tere, mina olen siis Margus Armia Pepcost ja plaan oli rääkida vähe pikemalt järgmises sessioonis, aga ma võin ka lühidalt praegu rääkida. Et lühidalt siis, et selline mõte on, et kes ei armastaks oma toodet, aga me Pepcos tegelikult ka arvame, et see on maailma parim kastisüsteem. Ja pärast räägin pikemalt, miks. Aga kui te vaatate seda kasti, siis see on nüüd disainitud, arvestades kogu tarneahelat, alustades siis tootjast, lõpetades jaekettini välja, kelle soove ja võimalusi ja protsesse on arvestatud. Ja see on ka disainitud maailma ühe kõige kriitilisema primaarpakendi järgi. Ja see maailma kõige kriitilisem primaarpakend on piimatoote pakend. Need samad pakid, need samad jogurtitopsid, need on kõige kriitilisemad, et neid alusele panna võimalikult efektiivselt. Selleks tuli meil disainida täiesti eraldi uus kastisüsteem. Ja see on nüüd seal olemas ja kuna me seda maailmast mujalt ei leidnud, siis see on Baltikumis nüüd ainukene. Ja tänu sellele ta võimaldab poodi viia ka kõiki teisi tooteid üliefektiivselt. Ehk meie arvutuste järgi kuskil 30% tarnel tekib võitu nende kastide kasutamisel. Ja mida te veel saate, siis on see, et kui tagasi toote, siis need kastid lähevad üksteise sisse, 60% tagasi veol on sellega ruumivõitu. Ja neid kaste saab kasutada nagu ühe korra pakendit. Te maksate selle eest üliväikese osa, kui kast ise maksab kuskil 4 eurot, ütleme, kui suurel tootjal on vaja osta umbes 10 000 kasti, see on 40 000 eurot. Meilt saate selle kasti ühekordse tasu eest, mis on siis kuskil 15-20 senti. Panete oma tooted sisse, saadate poodi, unustate ära. Meie toome selle ise tagasi, me puhastame selle ära, me hoolitseme, et tema mikrobioloogia tase on suurepärane, et ristsaastumist ei teki. Ja sellega te saate omakorda jälle logistilist võitu. Pluss te ei pea raha sinna alla panema, teil on paindlik investeerida oma turundusse, oma tootearendusse, te ei pea kastide alla raha panema. Ja loomulikult ka see, et aitate kaasa sellele, et pakendiprügi
turule ei tekiks, et seda vähendataks. Seda kasti saab kasutada, seda sama materjali me kasutame 30 aastat. Üks kast peab vastu 10 aastat ja ta teeb turul 200 ringi. Ja siis me kogume ta kokku, me purustame ta, teeme täpselt samasuguse kasti ja niimoodi 3 korda. 4. korral peame juba natukene lisama seda nii-öelda virgin materjali juurde. Nii et selline toode. Ja Negavatt 2019 ideekonkursi võitjameeskond räägib nüüd lähemalt sellest, et kuidas tööstuse digitaliseerimine on vajalik ja kuidas nende toode aitab siis seda suurendada. InWay. Tule siit pool, ma annan sulle mikrofoniga. Jah, okei. Tervist, mina olen Mikk Markus ettevõttest InWay. Oleme täna siin laval seetõttu, et meie idee osutus kevadel KIK-i poolt korraldatud ressursisäästlike ideede konkurssi Negavatt võitjaks. Selleaastane Negavatt oli eriline seetõttu, et kandideerinud ideid oli tervelt 77. Konkursilt saime kaasa teadmisi, inspiratsiooni ja pisut ka algkapitali esimese prototüübi arendamiseks. InWay eesmärk on arendada välja tark süsteem tööstusele, mille abil saab asünkroonmootori laagreid täpsemalt jälgida. Tootmisettevõtetes olevate süsteemide suurimaks probleemiks on nende kokkupakitus. Laagrite eluea määramine manuaalsete seadmetega on tihti raskendatud, kuna käsitsi on sinna lihtsalt keeruline ligi pääseda. On süsteeme, mis töötavad 10 meetri kõrgusel ning on ka süsteeme, mis töötavad põrandal, kus pöörlevad detailid koguvad enda sisemusse sodi ja mustust. Selle tagajärjel murdub laagri pindkihist materjali killukesi, mille tõttu toimub laagrite kulumine eriti kiiresti. Igal laagril on teatavasti eelnevalt välja arvutatud eluiga. Samas varasemad kogemused on näidanud, et sugugi kõik need elemendid ei suuda nende elueale vastavalt töötada. Väikese liivatera sattumine laagri sisemusse tähendab põhimõttelist kohtumist suure mäega ning kõrgetel pööretel toimub laagri kulumine seetõttu eriti kiiresti. Õigete hooldusvõtete ja vahenditega on võimalik mootorite kasutusaega märgatavalt pikendada, suurendades sellega ettevõtete tootlikkust ning tõhusust. Siin tulebki appi meie InWay lahendus. Kuidas see täpsemini probleemi lahendab, on see, et paigaldame seadme laagri või mootori korpusele, mis hakkab andma tehnikule vajaminevat statistikat laagri eluea kohta. Kuidas aitame suurettevõtteid? Rääkides lennujaama näitest, kui tuleb 30 lennukit ehk 10–15 000 inimest päevas sisse, siis suure hulga reisipagasite tõttu on linte liikuma panevate laagrite koormus väga suur. Ja kui sel ajal midagi juhtub, on lennujaamal palju probleeme, mis tihti viivad tööseisakuteni ning ka suurte trahvideni, kuna pagasid ei jõua õigeks ajaks järgmistele lendudele. Reovee puhastusjaama näitel, kui laager puruneb, võib see lõhkuda seadme, mille uued osad maksavad kokku 180 000 eurot. Kes on kliendid? Klientideks on erinevad tööstusettevõtted, kus on palju töös olevaid laagreid. Kust tuleb käive? Rendime kliendile laagri seisukorda jälgivad InWay seadmed ning pakume monitoorimise teenust. Kes on konkurendid? Konkurentide lahendused on suhteliselt komplitseeritud. Neid tuleb spetsiaalselt kinnitada, nende jaoks peab kindlasti minema mootori juurde kohale ja kui mõõta 1 kord või 6 aja pärast või 6 kuu pärast, siis võime saada erinevaid tulemusi just nimelt selle seadme kinnitamise pärast, mistõttu lähevad kõikumised väga suureks. Millist tagasisidet oleme ettevõtetelt saanud? Vesteldes ligi 10 Eesti tööstusettevõtte hooldusjuhiga saime väga positiivset tagasisidet. Eesti ühe suurima reoveepuhastusjaama tehnikajuht palus meil tulla InWay seadet nende reoveemootoritele testima. Kes on meie meeskond? Kuna elus ja ka ettevõtluses eduvõti on tihti pühendumine ja tegelemine millegagi, mis väga meeldib, InWay meeskonna puhul on kõik selle liikmed tegelenud oma valdkondadega enam kui 6 aastat ja võime väita, et tegeleme asjaga, mis meile väga meeldib ja huvi pakub.
Ja me ei ole üksi, kuna probleem, mida lahendame, on väga oluline. Oleme viimase poole aastaga enda ümber kaasanud suure hulga spetsialiste, kel tööstuse ja tehnoloogia valdkonnas kogemusi rohkem kui 70 aasta jagu. Inway, aitame ettevõttel planeerida laagrite hooldust. Keskkonnainvesteeringute Keskus on riigile kuuluv sihtasutus, mille toel viiakse igal aastal ellu tuhandeid projekte, et parandada ja säilitada Eesti keskkonnaseisundit, heastada keskkonnakahjustusi või taastoota loodusvarasid. Päevast, mina olen Andrus Treier, olen Keskkonnainvesteeringute Keskuse juht. Ja Keskkonnainvesteeringute Keskus, nagu te juba põgusast eelmisest sissejuhatusest kuulsite, on ellu kutsutud organisatsioon selleks, et kõik praktilised rakenduslikud projektid, mis keskkonnavallas on vaja siis ära teha, Eestis ka tehtud saaks. Ja sellised projektid, kus siis on oluline, et ka riik natukene või riigi poole pealt siis natukene panustataks, kas siis hea nõu mingisuguste pilootprojektide tegemise, muu tarkuse või ka otseselt rahaga. Nii et see on kõik see, millega Keskkonnainvesteeringute Keskus tegeleb ja seda, mida me teeme, on tõesti palju. Alates siis erinevatest teadlikkusprogrammidest, ekskursioonidest, teadusuuringute korraldamiseni, erinevate mõjuanalüüside tellimiseni ja nii edasi, kuni siis tõesti selliste hästi suurte infrastruktuuriprojektideni välja, sest et teada ju on, et Eesti selliste suuremate asulate, pea kõikide suuremate asulate reoveesüsteemid, veesüsteemid tervikuna on KIK-i olulisel kaasabil tänaseks enamuses korda saanud ja lähiaastatel saavad ka viimased. Nii et neid projekte on tõesti palju ja nii nagu Inway siin näitas, siis ka sellised ideede korjamised, ideede genereerimised ja siis negavati konkurss, kus me siis võtame häid alustavaid ettevõtteid, alustavaid ideid ja paneme siis nad loodetavasti Eesti ja maailma heaks tööle, kuni siis tõesti näiteks erinevate nutikate lahendusteni, kus siis Eesti ettevõtted viivad näiteks ellu Myanmaris päikeseenergia selliseid kavalamaid, nutikamaid lahendusi või siis Bangladeshis rõivaste taaskasutust. Nii et see tegevusala on hästi lai ja selleks, et me isegi selles hästi orienteeruksime ja selleks, et teil oleks hea info olemas, need mõtted, kuidas meie saame teid aidata ja võib-olla koos arutleda selle üle, et mismoodi teha siis veelgi paremaks neid asju, mida me kõik täna siin teeme, siis KIK-il on selline väikene seltskond seal Expo laua taga, ehk et Kaili, Eduard ja Aive, kellel kindlasti julgustan, kelle juurde minemast, rääkimast oma sellistest muredest, rõõmudest, väljakutsetest ja võib-olla arutada ka neid häid ideid, kuidas siis koos teha maailma paremaks selleks, et homne päev oleks parem. Aitäh teile ja jõudu! Rohepakend on alternatiiv ühekordsele plastikule. Tere kõigile! Mina olen Margus ja esindan ettevõtet nimega Rohepakend. Nagu kuulsite, Rohepakend on alternatiiv ühekordsele plastikule, tooted, mis hoiavad inimese tervist ja looduskeskkonda. Meie lugu sai alguse aastal 2015, enne veel, kui Greta Thunberg koolist oli poppi teinud, või isegi enne, kui leiti see kilpkond, kellel oli plastist kõrs ninas. Ma olen ise kirglik purjelaudur ja ühel päeval tulin just surfamast, kui kaldale jõudes astusin jalaga peale plastist pakendile, mis oli niisugune haisev merevaigu juustupakend. See oli see minu jaoks silme avav hetk. Sellest päevast alates on genereeritud igast ideid, mida saaks teha paremini. Täna on Rohepakend startup, kus proovitakse uusi lahendusi. Peamine on just hoida tasakaalu ettevõtluse ja looduskeskkonda vahel. Meie kõige kuulsam toode on hetkel
toidumehik. See on ringmajanduse toode, mis asendab kodukasutuses plastist toidukile. Inimesed annetavad meile kanga riidest. Me lisame sellele männivaiku ja mesilasvaha. Osa töölõike teostavad erivajadustega inimesed. Üks toidumähiku jääb aastas kokku kasutamata 2 rulli plastikust toidukile. Toit ise säilib kauem, sest mesilasvaha on antibakteriaalse toimega. Ehk siis kasutame ära vana kanga, ei kasuta ühekordset plasti, anname tööd erivajadustega inimestele ja säilitame toitu kauem. Selle tootega tõestasime, et on võimalik rakendada ringmajanduse põhimõtteid väga lihtsalt ja inimestele läheb see korda, sest et seda ostetakse. Järgmisena soovime teada saada, kas antud mudelit saab kopeerida teistesse valdkondadesse. Näiteks on siin ümbrik, mis peaks asendama Hiinas toodetava mulliümbriku. See on tehtud kaupluses olevast ülejäävast transpordipakendist, antud juhul siis Törli vahuveini pakendist. Kogu tööprotsessi saab teostada samamoodi erivajadustega inimesed, kellele siis iga müüdud ümbriku pealt saab tasu maksta. Tulge julgelt andma tagasisidet, kas Eesti vajab selliseid tooteid ja kes sooviks neid osta. Kindlasti külastage meie kodulehte www.rohepakend.ee. Tänan tähelepanumist. Tootjavastutusorganisatsioon tahab panna kogu Eesti prügi sorteerima ja muuta sellega jäätmed ressursiks. Ja nende prügikaste näete ka siin foajees ja siin saalis, nii et vaadake tähelepanelikult ringi. Tere! Mina olen Kristiina Treimann. Mina sorteerin, aga sina? Ma arvan, et me tarbime liiga palju. Selleks, et palju tarbida, on vaja palju toota. See aga koormab meie loodusressursse ja toob kaasa uue probleemi – jäätmed. Jäätmed on halva majandamise tulemus. Mina ja minu kolleegid TVO-s me unistame sellest, et ühel päeval Eestis jäätmeid enam ei teki. See tähendab seda, et me oleme edukalt rakendanud ringmajanduse mudeli. Selle saavutamine on pidev ülesannete lahendamise ja õppimise teekond. Selleks, et teekonda läbida, tuleb astuda esimene samm. Üheks oluliseks esimeseks sammuks on näha jäätmetes ressurssi ja neid ka vastavalt kohelda. TVO peamine ülesanne on korraldada pakendijäätmete kogumine ja taaskasutusse suunamine Eestis. Kuidas me seda teeme? Kõigepealt meie kliendid, tööstus- ja kaubandusettevõtted on juba väga heal tasemel oma jäätmete sorteerimisel ja taaskasutusse suunamisel. Koostöös omavalitsustega oleme rajanud kõigile kasutamiseks mõeldud pakendijäätmete kogumissüsteemi. Kui sa elad kortermajas, anname su majale tasuta konteineri pakendite kogumiseks. Kui sa elad eramajas, saad kollase kotiga pakendijäätmed üle anda oma koduväravas. Kui sinu laps või lähedane käib koolis, siis haridusasutustele võimaldame pakendijäätmed tasuta üle anda. Hotellidest, restoranidest ja baaridest kogume kokku klaastaara. Avalikel üritustel aitame nende külastajatele võimaldada pakendijäätmed muudest jäätmetest eraldada. Aga kus veel? Ligi 3% meile kõigile võrdselt kätte jagatud 24 tunnist. Me veedame loodetavasti tegeledes oma hobiga ehk oleme tööl. Paljud meist töötavad kontorites. Kontorid olid pikka aega see sektor, mis oli meie lahendusega katmata.
panime kolleegidega pead kokku ja töötasime välja kontoritele mõeldud lahenduse, rohelise kontori sorteerimisteenus. Teenus sisaldab Eestis disainitud ja toodetud kogumisvahendeid, kilekotte jäätmete transpordiks, õuelahendust, korrektseid juhendeid kogumisvahenditel, personalikoolitust ja kollektiivi pingutusi tunnustavat märki. Meie lahendusega saate terve tänase päeva tutvuda, katsetada. Igasugune konstruktiivne tagasiside on väga oodatud. Jäätmete sorteerimine on küll väike, aga väga oluline samm, mida me kõik igapäevaselt saame astuda selleks, et ühel päeval Eestis enam jäätmeid ei tekiks, et meie ressursid oleksid koheldud väärikalt, kasutatud efektiivselt, et need ringleksid. Aitäh! Nii et olge head, astuge siis kindlasti läbi, vaadake ja tutvuge toodete ja teenustega täpsemalt.